Tänases muudatuste stuudios on meil külas Martti Kuldmaa, kes räägib sellest, kuidas muudatusi edasi lükata koos oma meeskonnaga tehtud visiooni läbi. Ja ta räägib ka sellest, kuidas muudatuste tulemusi mõõta. Head kuulamist ja vaatamist. Te kuulate Change Partnersi podcasti Muudatuste stuudio. Uurime külaliste abiga, miks nii paljud muudatused oma eesmärke ei saavuta ning kuidas läbikukkumised eduks pöörata. Podcasti juhivad Liis Paemurru ja Tiina Sakkos. Tere Martti! Tere! Tere Liis! Tere! Tere kuulajad ja vaatajad ja alustame järjekordse podcasti episoodiga. Martti, ma sinu kohta tutvustuseks võiks öelda seda, et sa oled olnud ilmselt kogu oma sellise tööalase elu tehnoloogias sees. Ja need ettevõtted, kus sa töötanud oled, alustan siin näiteks Tallinna Börsist, Elisa, Starman ja praegu siis Omniva, mis on ühest küljest nagu sellised võib-olla klassikalisemad organisatsioonid ja siis on sul oma hea ports ka startupi kogemust, Skillifix, Viveo, Pipedrive. Pipedrive on tänaseks juba suur, aga sellel hetkel, kui sa temaga liitusid, oli ta ikka pigem selline startupi kultuuri moodi. Just. Ja mis tehnoloogiat puudutab, siis vahel võib ju arvata, et eks see tehnoloogia ongi see, et sa juhid seda nii, et arhitektuuri ja kõik muu seal ei ole oluline kirjutad koodi, aga ma kujutan ette ise ka seal sees olles, et see ju tähendab ju ka inimesi, protsesse, teenuseid, kultuuri. See põld on seal päris lai, millega tegeleda. Et mina ütleks, et tehnoloogia juhtimine on just nimelt inimesed, kultuur, praktikad ja alles siis tuleb see tehniline pool järgi. Et kui sa vaatad organisatsioone, eriti need, mis ei ole tehnoloogia organisatsioonid, vaid kus on sisemine IT, siis IT lastakse olla, sest keegi ei julge midagi arvata, kõik kardavad asju katki teha. Ja seetõttu väga tihti ongi tehnoloogia valdkond kehvasti juhitud. Sest keegi ei julge midagi arvata. Et igal inimesel on arvamus selle kohta, et mis värvi peab olema logo, eks. Et kuidas teenindaja peab tere ütlema, eks, aga milline peab olema mingisuguse rakenduse arhitektuur, vaat seal kõik hoiavad suu kinni. Tõsi? No nii on, jah. Ahaa, minul on küll ka teistsuguseid kogemusi, aga huvitav on seda kuulata praegu. Et saad sa äkki siis kohe juba mõne näite tuua, kui sa sinna sisse läksid, et tehnoloogia inimeste või siis selle tehnoloogia rannimise kohta justkui ei julgeta midagi väljast arvata? No just, et näite, et see on minu puhas isiklik kogemus tegelikult. Ja ma olen näinud hästi juhitud ja kehvasti juhitud tehnoloogiaettevõtteid ja üldse ettevõtteid. Ja nagu ma ütlesin, et kui ettevõte tegeleb tootega, tehnoloogiaga, siis ta tüüpiliselt on hästi juhitud. Aga kui tegemist on ettevõttega, mille põhitegevusala on kuskil mujal, et siis võivad asjad olla tihti mitte nii hästi. Näited tooma praegu ei hakka. Olgu. Aga kui seda sinu kogemust vaadata, siis praeguseks oled sa Omnivas innovatsiooni ja tehnoloogia juht, eks? Ja siis need erinevad maailmad, kus sa niimoodi siis pikemalt või lühemalt peatunud oled, et mis erinevused seal on, kui sa tehnoloogiat seal juhid? On see siis startup, sinu oma ettevõte, on see siis selline suurem korporatsioon? Just, et ma võib-olla, jah, mul on kogemust servast serva, eks, et ma olen olnud ise ettevõtja. Seal on kõige lihtsam, et sul on visioon, sul on eesmärgid, sul on meeskond, räägid loo ära, on vaja teha, tehakse, ei tööta, annad nõu, lükkad kuni 20, 30, 40 inimest, tegelikult ei olegi seal mingit trikki, eks. Kui võtta Pipedrive, kus tehnoloogia üksus, kui ma liitusin, oli võib-olla 100 inimest ja minu all oli siis umbes 50 arendajat ja kui ma lahkusin, olid numbrid seal 300 ringis siis minu meeskonnas. Siis seal läks asi nagu oluliselt keerulisemaks, et seal olid sul meeskonnad, hierarhiad, KPI-d, kogu see pool, eks.
aga kuna tegemist oli tehnoloogia ettevõttega, et see oli meie põhiäri ja Pipedrive, no tõenäoliselt teate, et on päris hästi juhitud ja mõnusa kultuuriga ettevõte. Et seal tegelikult ka muudatuste juhtimine, vedamine oli hästi lihtne, eks, et lihtsalt pitsisid oma loo ära. Või vahest algas see ka kuskilt retrost, et hei, et meil on mingi probleem, just, meil on probleem, et need asjad võib-olla kõige paremini ei tööta. Kiirelt tehti kohapeal otsused ja tegelikult siis rohkem ei olnudki midagi vaja teha. Aga kui sa nüüd võtad suurema ettevõtte, minu viimane kogemus Omnivast, et seal on asi oluliselt keerulisem, eks. Et seal on esiteks see meeskond üle ettevõtte Omnivas, ma arvan, praegu on 2500 töötajat üle kogu Baltikumi. Ja see äri on ikkagi oluliselt keerulisem kui startupis, kus sul on tegelikult ainult üks ja digitaalne toode, eks, et seal on füüsiline komponent, seal on logistika, seal on jaotuskeskused, seal on tuhanded inimesed frontline'is, eks, keda on vaja toetada tehnoloogiaga, eks. Ja seal siis nende muudatuste tegemine on hoopis keerulisem, eks. Seda kindlasti. Sa korra mainisid ka seda muudatuste juhtimist siis ühes või teises kontekstis, aga kui me võtame täitsa selle, et mis see muudatuste juhtimine sinu jaoks on üldse? Kuidas sa seda siis sõnastad või mis see tähendab? No, igal ettevõttel, tegelikult see ei pruugi olla ettevõte, et tegelikult ka ma ei tea, kas või paari suhtes sul on aeg-ajalt on tunned, et enam edasi ei saa niimoodi, et siis on kõigepealt on vaja rääkida, eks. Kui hästi läheb, et siis tehakse kokkulepped, eks, ja siis võib-olla need kokkulepped peavad, võib-olla mitte, eks. Aga midagi juhtub, ja nüüd, et see protsess sujuv oleks, et tagada, et kõik saaksid ühtemoodi aru, eks, ja tegelikult need kokkulepitud asjad tegelikult ka toimuks, eks, et siis keerukamates süsteemides, ettevõtetes tegelikult on seda vaja kuidagi ka siis juhtida või lükata. Jah, ma ise võib-olla lihtsalt kunagi, kui ma muudatuste juhtimist ise nagu ei olnud õppinud sellise või ei olnud mõtelnud selle peale, siis tegelesin sellise klassikalise projektijuhtimise 3-nurga või 5-nurgaga, kus sa tegeled selliste tehniliste teemadega ja lükkad siis projekti skoopi ja eelarvet ja inimesi ja tähtaegu. Et mis minu jaoks, kui me seda laiendaks kuidagi, siis see muudatuste juhtimine on just see, et siis tegelikult see asi ka, mis sa teed, et ta lõpuks organisatsiooni jõuab. Ja mõtlen just, tehnoloogia ettevõttes ta võib olla nagu seda võrra, eks ju, äkki ühesugusem või lihtsam, sest et sa teed nagu uue toote ja kõik nagu hakkavadki seda kasutama. Aga kui sul on need inimesed kuskil põllu peal, kellel on vaja midagi muuta, siis see võib-olla on äkki keerulisem. See on kindlasti keerulisem, jah. Aga kui üldse rääkida, et kuidas mina muudatusi ja nüüd mida vanemaks saan, seda teadlikumalt ma seda teen, et kuidas ma neid lükkan, on tegelikult läbi visiooni ja minu jaoks see on siiamaani hästi töötanud. Ja visioon on selline asi, mis võiks olla koos tehtud, koos oma meeskonnaga. Mis need visiooni komponendid on, et kõik see olulisemad, mida koos mõelda ja mõtestada? Ja, visioon on ikkagi selline ideaalne maailm, ideaalne tulevik, eks. Ja visiooni tegelikult saab siis kasutada, eks, nii ettevõtte juhtimisel, kui tegelikult ka minna siis iga konkreetse kas osakonna tasemele, eks. Või siis miks mitte ka protsessi tasemele, eks. Ja kuidas mina tavaliselt neid diskussiooni alustan, ongi see, et tunnustame nüüd kõik ära, kuidas me praegu siin neid asju teeme. Mõtleme selle peale, miks me siin üldse oleme, et kes on meie klient, eks. Ja see klient võib olla siis kas väljas või osakonna puhul näiteks võib see ka sees olla, eks.
ja sealt siis alustada, et mis on kliendile kõige olulisem, eks. Ja siis loomulikult hakatakse siis sisse kohe pressima mõtteid, et aga me ei saa seda teha sellepärast, et meil on praegu need asjad on niimoodi ja meil on sellised süsteemid ja siis tuleb kohe joon vahele tõmmata, et unustame selle ära, et räägime ideaalist. Ja sealt edasi on tegelikult väga lihtne, eks, et sul on ideaal, siis sa vaatad, kus sa praegu oled, siis sul on käpp, eks. Ja siis joonistad sinna peale roadmap'i ja tegelikult prioritiseerid selle järgi, et mis toob sulle kõige rohkem väärtust, kõige väiksema kuluga, eks. Ja loomulikult tuleb siis vaadata, et kas seal on mingisuguseid takistusi või blokkereid või midagi muud ka, eks. Tegelikult siuke väga lihtne raamistik. Ja nagu ma ütlesin, seda saab kasutada, eks, nii ettevõtte tasemel, osakonna tasemel, protsessi tasemel. Ja kui kõik on visiooniga ühel lehel, siis tegelikult sa saad, kui sul on head inimesed, sa saad tegelikult lahti lasta. Et kui on näiteks siis jah, mingisugusel arendusosakonnal on see visioon olemas ja mitte siis enda visioon, vaid see nagu kliendi visioon, eks, et mismoodi kliendi siis protsess või toode võiks tulevikus toimida, eks. Siis nad tegelikult saavad kontrollida kõiki oma otsuseid, oma prioriteete vastu seda visiooni, eks, et kas see viib meid lähemale või ei vii, eks. Ja kui ei vii, siis see on ka täiesti okei, et siis on ju tegelikult kaks võimalust, eks. Et võib-olla on tõesti niimoodi, et me oleme teinud kehva otsuse, eks. Aga täiesti on okei on ka see, et me muudame visiooni, eks. Et võib-olla meie plaan oligi vale, eks. Ja sa vahepeal kasutasid väljendit, et siis saab lahti lasta, sa mõtlesid siis, et kontrollist lahti lasta? Igapäevasest ja sellisest mikrojuhtimisest, et see mulle kuidagi ei meeldi. Ja kui juht läheb mikrojuhtimise peale, et siis ta tegelikult ei tee oma tööd, eks. Ehk juhi töö ongi tegelikult visioon, strateegia, väärtuse loomine väljaspool oma meeskonda, eks. Mitte selle meeskonna igapäevane mõõtmine, eesmärgistamine. Et see peaks olema kõik automatiseeritud läbi siis mõõdikute andmete, eks. Ehk meeskond saab ise tegelikult selle tagasiside nendest ärimõõdikutest ja ta saab aru, kas ta liigub eesmärgi poole või mitte, eks. Ja teistpidi, kui sa, alguses tuleb ju kaasa ka aidata, aga põhimõtteliselt sa saad meeskonnale anda ka prioritiseerimise reeglid, eks, ja raamistiku ja tööriistad kätte, eks. Ehk et sa ei peagi seal igapäevaselt üldse sees olema, eks. Ja tegelikult siis ka mingit raporteerimist ju ei ole vaja, et kõige vastikumad koosolekud on need, kus on esmaspäeva hommikul, tullakse ümber laua ja siis räägitakse, kuidas eelmisel nädalal läks, et mida ma tegin ja mis ma plaanin teha. Et kõigil on oma töö, eks, istuvad arvutis, siis räägivad oma 2 minutit ära, eks. Ja tegelikult nad ei kuula. Ja siis istuvad arvutis edasi ja teevad oma tööd. Ja siis punnitatakse seda, et mida siis nüüd öelda, et näidata, et ma olen kuidagi kasulik või vajalik, eks. Mulle hästi väga meeldis see visiooni loomise mõte kohe siia algusesse, et siis hiljem nagu väga palju tööd ei peagi tegema. Ja sa ütlesid, et see tegelikult, mis ta annab töötajale või mis nagu kolleegile, ta annab sellise selge sihi ja sellise missiooni, et mis ma siis tegema pean. Ja tegelikult ka energia, et kui ma olen ise saanud kaasa rääkida, kaasa mõelda, vastu vaielda ja nii edasi, siis ma tegelikult olen ju kogu selle muudatus endale selgeks mõelnud ja seda suurem on minu tahtmine ja energia seda nagu katsetama hakata, et kas töötab või mitte. Just täpselt nii on. See tekitab sükse pühendumise või engagement'i inimeses. Just, ehk et niipea, kui sa hakkad inimesele andma ülesandeid, sa võtad ära tema vastutuse. Ehk et juhtida tuleb läbi siis eesmärkide ja kuidas neid eesmärke saavutada, see on tegelikult iga meeskonna, iga inimese enda vastutuseks. Ja
tegelikult sellest visioonist, et kuidas see töötab, Pipedrive'is me läksime üle isejuhtivale kultuurile aastal 2018-19. Ja tegelikult see muudatus oli väga suur, mis puudutas mitte ainult tehnoloogia valdkonda, vaid tegelikult ka kõiki teisi valdkondi, mis meiega koostööd tegid, ehk toodet, supporti, tegelikult ka siis juhatust, kuidas me üldse mõõtsime ja kuidas me prioritiseerisime toote juhtimist. See tähendas organisatsiooni täiesti lõhkumist, uuesti kokkupanekut, inimestele vabaduse andmist moodustada ja liikuda meeskondade vahel ja kõike seda. Ja see muudatus tegelikult läks liikvele, puudutas otseselt seal võib-olla 200 inimest puhtalt ainult visiooni pitsi pealt. Et jah, see plaan oli algselt katsetada, kuidas võiksid uued ägedad isejuhtivad praktikat toimida mõne üksiku meeskonna peale, eks, suvel. Aga ajakava oli jah meil niimoodi, et ma tulin tagasi Madagaskarilt, kus ma käisin, võtsin lihtsalt aja maha, et saaks mõelda, eks. Tulin tagasi veebruari lõpus, siis lugesin blogisid, vaatasin YouTube'ist videosid, kuidas ägedad tehnoloogiaettevõtted juhtimist teevad. Panin oma visiooni kokku, pitsisin Anikinile ja Timo Reinole, kes oli CEO. 10 minti öeldi, et davai proovime. Siis aprillis tegime offside'i oma juhtide ja toote valdkonna juhtidega, kus me siis natuke poleerisime seda plaani. Ja eesmärk oli siis tegelikult juhtide vaba organisatsioon, kus siis jah, inimesed ise tegelikult võtavad vastu otsuseid, kus neile on delegeeritud otsuste tegemine, kus nad saavad ise valida prioriteete, projekte ja nii edasi. Ja siis mai alguses pitsisin üle ettevõtte ja plaan oli see, jah, et suvel siis mõne meeskonnaga katsetame uut lähenemist, aga see muudatus hakkas niimoodi ise jooksma, et mai lõpuks olid mul Tartus olid esimesed suured hierarhiad ja meeskonnad olid laiali löödud. Nad olid formeerunud hõimu või tribe'i inglise keeles ja esimesed missioonitiimid siis olid käima lükatud projektide vedamiseks. Ja jaanipäevaks oli pool organisatsioonist oli transformeerunud ja ülejäänud siis peale suvepuhkuselt tulekut. Kas te mõtlesite ka või noh, et kui sa nüüd seda pitchi seal ette valmistasid või mõtlesid seda, et mida nüüd teha või kuidas, et mis probleemi sa lahendasid? Noh, sageli on ju see, et tehakse midagi ja ma ei ütle, et see oli see case, aga et ei mõelda, et okei, et see muudatus on väga äge, aga et noh, mis probleemi ta siis võiks ära lahendada või et miks me seda teeme? Et no see on ka nagu osa sellest visiooni loomisest, eks ju? Just, et läbi selle ma ju lähendasingi. Ehk et ma rääkisin sellest, mis on praegu katki. Mis oli katki? No nagu tavaliselt ikka kommunikatsioon, eks ei toimi, eks läbi hierarhiate. Iga meeskond tõmbab ise suunas, neil on omad eesmärgid, silodes ebaoptimaalne ressursikasutus, igal osakonnal on oma eelarve ja tegelikult kui vaja ettevõttel on suunda muuta, siis selleks sa pead siis juhatuse tasemel tegema, kas formeerima uue meeskonna või küsima raha, eks. Et seda laadi küsimused ja loomulikult ka inimeste enda siis kaasatus, et Pipedrive'is me kasvasime nii kiiresti, et kui 2016, kui ma liitusin, meil oli 50 inseneri, kus igal meeskonnal oli päris suur tükk ja vabadus seal toimetada, siis pärast seda, kui me olime seal 3 korda kasvanud, siis need vastutusvaldkonnad läksid hästi kitsaks.
ja ehkki ettevõtte kultuur oli äge, siis insenerid hakkasid nurisema selle üle, et nad tegelikult poleerivad ühte hästi väikest tükki ja nad tegelikult ei näe seda suurt pilti, eks, ja neil ei ole arenguvõimalusi. Ja selle tegelikult siis probleemi lahendamine ka. Ja noh, mis see mulle veel andis, oli tegelikult paar asja, et esiteks, kui ma enne pidin ülevalt alla suruma peale protsesse, standardeid, praktikaid, siis pärast seda muudatust toimus siis seda risttolmemise baasil, cross-pollination. Ehk et siis tänu sellele, et inimesed said vabalt meeskondade vahel liikuda, siis nad tegelikult tõid oma parimad praktikad kaasa või õppisid siis teisest meeskonnast selle projekti vältel midagi uut. Ja samuti nad said aru, et ühiste platvormide, praktikate, tehnoloogiate kasutamine on hädavajalik, sest et neil oli hästi keeruline õppida, kui teine meeskond kasutas teistsugust lähenemist. Jah, ma loen praegu ühte raamatut, mille nimi on Range ja mis räägib just sellest, et kui sa oled hästi spetsialiseerunud ühes valdkonnas, siis esiteks sa näedki ainult seda oma tunnelit. See on üks probleem, sest sa ei näe kõrval toimuvat innovatsiooni ja sa ei oska ka nagu oma seda ekspertiisi kuhugi mujale laiendada. Ja teiseks on see probleem ka selles, et kui sa oled üks väga hea ekspert, näiteks siis seal on toodud neid maleeksperte, keda ju siis tegelikult on võimalik automatiseerida praeguseks. Et siis seda ei ole ju võimalik automatiseerida, kui sa oled juba sellise laia mõtlemisega ja oskad oma kogemust ja teadmisi üle erinevate distsipliinide kasutada. Ehk siis see on nagu justkui siis ka inimeste nagu nutikamaks muutmine, eks ole? Just. Ja siis läbi sellega siis töö tulemuste parandamine, eks ju? Võib-olla üks huvitav nurk veel, et mis oli keeruline selle muudatuse läbiviimisel oli see, et meil olid inimesed, kes olid kohe müüdud, eks. Aga oli väga palju inimesi, kes ütlesid, et siin on riskid, eks. Aga mis riske siin nähti? Jah, et esiteks see risk, et keegi nii ei tee, eks. Aha. Ja kuidas siis, kas inimesed ikkagi teevad õigeid otsuseid, et kas nad valivad ettevõttele kõige olulisemaid projekte, kas nad tegelikult lähevad siis missioonile ja selle asemel, et istuda kuskil nurgas vaikselt edasi ja nii edasi, nii edasi. Need olid kõik tegelikult hiljem nägime, et need olid tõesti alusetud mured, eks. Aga seda laadi muresid oli. Siis oli hulk inimesi, kes ütlesid, et meil on siin ainult visioon, aga et meil on vaja detaile, et kuidas me neid asju ikkagi tegema hakkame. Ja. Mis sa neile vastasid? Mina ütlesin, et me õpime, et proovime, katsetame, et meil ei ole mõtet ette planeerida, sest me niikuinii teeme vigu ja me teeme niikuinii need protsessid ja lähenemised ümber. Me läksime hästi õhukese siis muudatuse kirjeldusega peale, eks. Põhimõtteliselt oligi pitch deck, eks. Ja lihtsalt diskussioonid ja kuidas me sealt edasi liikusime, oligi see, et need esimesed meeskonnad, kes muudatusi tegid või katsetasid uut lähenemist, need tulid ja rääkisid tegelikult siis teistele, et meil oli teadmiste jagamine ja me tegime sinna ümber siis ka selle gildi formaadi, kus siis neid paremaid praktikaid jagati ja tuuniti. Ja siis esimesena läksid tõenäoliselt siis üle sellele uuele korraldusele need, kes olid vabatahtlikud ja entusiastid ja õhinaga. Ja, aga nagu ma ütlesin, et tegelikult oli kogu ettevõtte oli seal taga. Ehk, ja mina seda ei pushinud, et ma tegelikult ühel hetkel tundsin, et see asi jookseb kiiremini kui mina. Aga see oli väga okei. Et ma arvan, et üks suurem muudatus, mida ma olen teinud, aga juhtimise mõttes kõige lihtsam. Ja miks? Puhas visioon, müüa see niimoodi ära, et inimesed usuvad ja siis julgustada, et teeme ja õpime.
jah, see ilmselt on mingite teiste asjaolude kokkulangemine ka seal, sest seda, sul on seesama visioon ju olemas, aga kui sa läheksid seda teistesse organisatsioonidesse pitch ima, siis juhtuks midagi muud ilmselt. Just, mis seal veel oli nagu see eduteguriks või mis sa soodustas sellist üleminekut siis? Startupi vibe või? Ja startupi vibe kindlasti, et kiiresti kasvavas rahvusvahelises toote ettevõtte startupis on muudatus on pigem siis osa igapäevasest elust. Mitmekesi te olite sellel hetkel? Ma arvan, et organisatsioon oli seal võib-olla 300-400 inimest. Võib-olla isegi natuke rohkem. Nagu kõik, mitte siis IT-d sul oli seal vähem? Ja minu osakonnas või siis arenduse valdkond oli võib-olla 150 inseneri või natuke rohkem. Aga kui mina seal, just kus need keskastme juhid või ma ei mäleta, või ma ei teagi, mis see struktuur teil enne oli, aga kas seda pidi ka kuidagi erinevatel tasandil erinevalt maha müüma seda mõtet? Või ta juba eos oli seal küpsenud ja kuidagi tundus nii loogiline? Ja eks ta tundus loogiline, aga loomulikult, et see tegelikult tähendas, et ma kaotasin ära ühe juhtimistasandi kindlasti. Et kui mul enne oli organisatsioonis oli juht pea 25% ja see oli ka üks trigger, mis mind lükkas selle muudatuse läbiviimisele, et kui ma tegin oma juhtide päeva ja ma vaatasin, et mul oli terve suur mingi hotelli seminariruum oli juhte täis ja siis ma mõtlesin, et mida ma olen teinud. Et ma olen hästi selline praktiline ja hästi tulemustele orienteeritud ja siis mul on hulk inimesi, kes tegelikult midagi ei tooda, eks. Ja siis ma sain aru, et see ei ole hea. Ja eks seal oligi siis seda, et need, kes oma rolli kaotasid, eks, formaalse juhina, et neil oli raske, et sealt oli minejaid tegelikult päris vähe, et 2-3 inimest lahkus selle pärast. Aga paljud tegelikult olid tänulikud, sest mis juhtub tehnoloogia ettevõttes, tegelikult igas ettevõttes on see, et kui sul on uut juhti vaja, et mis sa teed, et sa edutad oma parima spetsialisti, eks. Ja vastu sa saad kehva juhi, eks, kes tegelikult ei taha tegeleda juhtimisprobleemidega, inimeste probleemidega, kes tegelikult tahab luua, eks. Aga miks see halb on? Ma olen jällegi kuulnud ka lugusid teistest ettevõtetest, et kus ongi normaalne, et sul on iga 4-5 inimese peale on üks juht ja nad nimetavadki seda täiesti nagu sellise uhkusega nagu meie inimesi hoidvaks kultuuriks, kus igal inimesel on oma, nad võivad isegi personaalseks juhiks seda ju nimetada, sest et tõesti, kui sul on 4-5 inimest, keda sa juhid, siis see on ju päris intiimne meeskond. Et mis sul sellise kultuuri vastu näiteks oleks? Mul ei ole midagi sellise kultuuri vastu, et tegelikult parim meeskonna suurus ongi, öeldakse 1 või 2 pitsat ehk et siis 5-7 inimest. Ja tegelikult ka Pipedrive'is me ju tegime selle suure meeskonna sees palju väikeseid meeskondi, kes siis tegelikult keskendusid mingite konkreetsete spetsiifiliste probleemide lahendamisele. Aga need meeskonnad olid ajutised ja nad olid ilma formaalse juhita. Ja see andis 2 asja. Esiteks selle, et me saime aru, kellel tegelikult on liidri omadused ja kellel ei ole. Et kui sul ei ole formaalset võimu inimeste üle, et siis sul on ka väga keeruline neid katki teha, eks. Nagu te teate, inimesed tulevad ettevõtte pärast ja lahkuvad juhi pärast. Ja samuti meeskondade kokkupanemine oli vabatahtlik. Ehk et kui sul ei olnud sarmi, kui sul ei olnud võimet oma visiooni ja ideed maha müüa, siis ei saanud oma meeskonda kokku. Ja see andis tegelikult ka inimestele võimaluse liikuda mitmel käigul, eks. Ehk et nad said olla näiteks 2-3 kuud liidrirollis, vedada missiooni ja siis minna näiteks tagasi launchpadile, kus nad siis tegelesid puhtalt toega, eks. Või siis jälle minna sügavuti arhitektuuri ja siis teha uurimistööd, katsetada tehnoloogiaid.
Seda vaheldusrikkust ilmselt on paljudel vaja, paljud jällegi on ka selliseid inimesi kindlasti, kes vajavad seda rutiini, aga vaheldusrikkas on kindlasti jälle teiste inimeste soov ja kuna sa rääkisid, et seal oli palju selliseid insenere, kes hakkasid just kurtma, et neil on liiga pisikene siuke ala, mida poleerida, siis ta kindlasti tõi head. Mis kogemused sul teistes ettevõtetes nagu just selle juhtimise poole pealt on, et kindlasti sa oled olnud ka seal klassikalises ettevõttes, kus ongi hierarhiline juht on ju, tema siis ütleb ja teised siis teevad. Kas sellised ettevõtted ka veel on tänapäeval? Ja ma arvan, et neid on ikkagi peaaegu, et kõik ettevõtted on sellised. Sest me mõlemad siin Liisiga ja sinuga, eks ju, oleme ka ju tehnoloogiast läbi käinud ja sealt kuidagi ka pärit, et võib jääda mulje ju meiesugustele, et nüüd kõik ettevõtted ongi sellised, et kõiki kuulatakse ja saad ise vastutust võtta ja juhid ennast ise aga mis veel maailmas on? Sinu kogemuste põhjal? Ja minu kogemus, viimane praktiline kogemus on Omnivast, et ma olen olnud 5 kuud ja seal on ikkagi kardinaalselt teistsugune kultuur, et seal ma jooksin tegelikult kohe vastu seina ehk et minu tööriistakastis olevad tööriistad tegelikult ei andnud tulemusi, et ma läksin samamoodi seal peale, nagu ma olin harjunud kogu oma elu juhtima ja eest vedama, et võtsin oma meeskonna kokku, ütlesin, et hei, et ma näen, et meil see asi ei ole võib-olla kõige paremini ja tegelikult me tahaksime liikudes teises suunas, et meil on suured eesmärgid, me tahame IPO-t teha ja selleks on meil vaja seda ja seda ja seda asja parendada. Et kellegil on veel mingeid mõtteid, mõtteid ei olnud, see juba väike siukene küsimärk hakkas vaikselt kuklast tiksuma ja siis järgmine siis hetk oligi see katastroof, et kus ma siis läksin edasi ja ütlesin, et davai, et kes siis võtab millise teema enda peale. Et isegi mitte koosolekul, vaid ütlesin, et davai, et pange siia Wikisse kirja. Et kes mida vedama hakkab ja pange oma mõtteid juurde, et mida veel oleks vaja teha ja siis oli vaikus. Mitte midagi. Vaikus enne tormi. Just. Et siis torm tormiks, aga siis ma pidin natukene mõtlema, võtsin paar sammu tagasi, siis tegelesin kommunikatsiooniga, et rääkisin sügavati veel visioonist ja miks me seda teeme ja kõigest sellest. Ja läks julgelt selline 2 kuud ja siis hakkasid muudatused toimuma organisatsioonis, et olid inimesed, kes hakkasid võtma mingeid teemasid ja tänaseks siis 5 kuud hiljem ma olen jõudnud juba nii kaugele, et esiteks ma tegin oma orgi muudatused ära, eks nagu kiirelt ja jõuliselt 2 kuud peale tööle tulles, ja miks ma seda tegin, oli see, et riigiettevõttele tüüpiliselt on waterfall, eks, et aastane planeerimine ja vastutus on hästi jagatud 4, 5, 6 siis osakonna vahel. Ma ei tea, kes meid kuulavad, tehnoloogia inimesed või? Kes iganes? Kõik. Ja mis tähendas seda, et kui midagi ja nagu igas ettevõttes nii hästi kui halvasti juhitud ettevõttes ikka juhtub, et vahest mingid projektid ei saa valmis ja asjad ei lähe nii nagu oodatud ja siis küsid, et kes siis vastutab, siis öeldakse, et aga tegelikult keegi ei vastuta, et meil on selline protsess, kõik on oma töö ära teinud, et mina tegin dokumendi, saatsin selle edasi. Seisest osakonnast inimene ütleb ka, et mina tegin selle dokumendi alusel siis mingisugused tööülesanded, jagasin need edasi ja siis see, kes neid ülesandeid pidi tegema, see ütles, et mina tegin ka oma töö ära ja tegelikult siis keegi ei vastuta, et see oli täiesti nagu uus kontseptsioon minu jaoks. Ja siis lükkasingi kogu vastutuse kokku ehk et siis DevOps tiimid,
product tiimideks, tootetiimideks kutsume neid, et siis kuhu ma panin siis kokku tootejuhid, insenerid ja lisaks me otsime, siis meil oli veel eraldi nagu haldusfunktsioon ka, olid rakendusadministraatorid ja superkasutajad ja võib-olla on tuttavad sõnad, eks. Et need lükkasime kõik tootetiimidesse kokku ja igale tootetiimile andsin väga selgelt, ütlesin, et ehitage oma visioon, mõelge, kes on teie klient ja siukene ülikooli nagu kursatöö tasemel nagu ülesanne ja tegelikult oli nagu väga äge näha, et sealt tuli ka tulemusteks ja sealt edasi siis ma ütlesin, et nüüd teie asi on seda klienti siis aidata temal oma eesmärke saavutada ja kuidas te seda teete on teie otsustada, et ise panete prioriteedid paika ja ma muutsin ka ära selle, et kui siis enne muudatust mõõdeti projektide tulemust selle järgi, et kas siis projekt on tehtud vastavalt spetsifikatsioonile, eks, siis täna me oleme ikkagi olukorras, kus igal tootetiimil on väga selged kliendipõhised mõõdikud, eks, et kui me räägime logistikameeskonnast, kes vastutab logistika eest üle Baltikumi, siis neid ma mõõdan, õigemini nemad mõõdavad ennast ise oma efektiivsust selle järgi, milline on automatiseerituse tase, ehk et mitu pakki suudab üks logistik, kes on nende põhiklient või kuller kohale toimetada 1 tunni jooksul. Ja nüüd selleks, et selle eesmärgi poole liikuda, nad saavad tegelikult teha erinevaid asju, eks, et nad saavad aidata tehnoloogiliselt, nad saavad aidata ka optimeerida siis protsessi ja organisatsiooni versus see, kuidas nad enne opereerisid, et neile anti siis äri poolt tehnilised ülesanded läbi 3-4 inimese, kes siis transleerisid neid lõpuks siis arendaja taskideks, eks. Ja mille tulemus siis tegelikult ei garanteerinud mitte mingisugust tegelikku improvement'i. Ehk siis, kui lühidalt kokku võtta, siis ma saan õigesti aru, et teil toimub seal selline teenuse ja tootepõhiseks minek. Just. Versus siis nagu tööpered ja kõik eraldi seal osakonnapõhine arendamine, et siis on ikkagi teenuse ja tootepõhine nüüd see lähenemine. Ehk et väga selge suund on liikuda tooteorganisatsiooni poole, eks, et ja Omniva tervikuna on praegu logistikaettevõte, et minu visioonis peaks Omnivast saama tehnoloogiaettevõte, kus siis meie edu tuleb läbi paremate tehnoloogiliste lahenduste ja sealt edasi tooteettevõtte, kus me tegelikult läheme neid lahendusi ka globaalsel turule müüma. Et lihtsalt see tuleb minuga kaasa, et ma olen eluaeg tooteid ehitanud ja mul on ambitsioon. Sa rääkisid siin enne, et sa tegid siukest, et inimesed kaasa tuleks, siis rääkisid nendega palju, tõesti teadlikkust, et nad saaks aru, millest sa üldse räägid. Aga et mis pani neid siis kaasa tulema? Et ühel hetkel, ja ma mõistan, kui sa mulle räägid, aga et inimese sees peab käima ju mingisugune trigger, et nüüd ma siis lähen kaasa ja otsustan selle kursatöö mõõtu, selle ülesande ära lahendada ja oma tiimiga välja mõtelda, mis me siis nüüd edasi teeme, et mis neid kaasa pani tulema? Eks seda peab ikka inimeste käest küsima, aga see eesmärk peab olema nii ambitsioonikas, et see paneb silma särama. Aga on osa inimesi, kes väga kardavad selliseid eesmärke. No, siis nad võib-olla töötavad vales kohas. See muudatus, sa ütlesid, sa tegid 2 kuu pealt, kui sa olid juba seal tööl olnud ja nüüd sa oled siis 5 kuud tööl olnud. Kas tänaseks sa võid öelda, et see muudatus on okei, see on kinnistunud, et inimesed on aru saanud? See on ju tegelikult mõtteviisi või selline käitumuslik muudatus. No, kaugel sellest. Et antud juhul ma teen seda muudatust natuke teistmoodi, et ma olen selline väline uus tuli ja võib-olla natukene nagu orkaan, eks, mis käib sealt üle, eks, mis tähendab, et palju asju läheb katki, eks. Aga ma arvan, et mõnes ettevõttes on selline raputamine vajalik, et eriti kui me räägime
suure inertsiga riigiettevõttest, et kui seal oleks mämmutamisega peale läinud, et siis me praegu alles planeeriksime, eks. Orgaan. Aga kui seda kinnistamist rääkida, jah, sa küsisid, et kas see muudatus on kinnistanud. Kuidas moodi Pipedrive'is see suur kultuurimuutus või siis tegelikult ju mitte ainult kultuur, see, kuidas me asju teeme, kuidas me millessegi suhtume, mis, ma ei tea, mõtetega me üldse siia tööle tuleme hommikuti või tööd teeme. Et kuidas see kinnistus, kas see kinnistus kuidagi lihtsalt iseenesest või seepärast kõik tahtsid või tuli see ka midagi ekstra teha selleks, et ta jääks ja et ta nagu laiali ei vajuks? Et kindlasti väga oluline on mõõtmine. Väga oluline on see, et see uus kultuur omaks siis mingisugust väljundit kommunikatsioonis ka igapäevaselt, eks. Ehk Pipedrive puhul, mis selleks oli kindlasti Pitching Tuesday, kus me tegelikult siis iga nädal vaatasime uutele projektidele peale, vaatasime demodele peale. Teine väga oluline asi ja see, mida ma ka Omnivas teen, on uute inimeste siis ajupesu, kuidas võiks selgitustöö. Ootuste sättimine. Ehk et see on hästi oluline. Ja Pipedrive'is mulle meeldis see väga, et Pipedrive'i onboardingu programm oli 1,5 nädalat pikk. Ehk 1,5 nädalat enne, kui uus töötaja sai üldse siis oma juhi ja meeskonnaga kokku, eks. Et esimesel päeval oli puhas kultuur, väärtused, organisatsioon, siis mindi ja õpiti toodet, täistootekoolitus. Ja sinna otsa töötati toes, supportis, ehk et see annab väga hea arusaam sellest, et mis on klientide jaoks oluline, mis asjad on katki, eks. Ja sinna otsa siis veel siis juba spetsiifiline rollipõhine õppe. Ja seda ma teeme nüüd ka nagu Omnivas, et me oleme katsetamas siis onboardingu lihtsustatud programmiga esialgu pool päeva, eks. Aga teisest küljest kõikide inimestega, kes tööle tulevad, et neile ma teen ikkagi väga selgelt ootused selgeks. Ma räägin visioonist ja pikast pildist, kuhu me tahame minna, ehk et kõik oleksid samal lehel, ehk et nad ei lähe sinna mingisugust ülesannet lahendama, vaid nad ikkagi saavad aru, mis on see eesmärk, kuhu me läheme ja siis nad saavad mõtestatult siis aru saada, et see, mis nad teevad, et kas see on abiks või mitte. Ja teine asi ka ootused inimestele, et see on hästi oluline, eriti juhtidele või ütleme siis liidritele, et juht ei pea olema formaalne juht. On hästi oluline paika panna see, et mida talt oodatakse, eks. Ehk et eestvedamist, loovust, pidevat parandamist, continuous improvement, kõiki sellist asja, eks. Küsiks selle kaasamise koha pealt võib-olla seda küsimust, sa ütlesid need mitteformaalsed liidrid, et kui palju kui mingit initsiatiivi või ideid algatad ise, et kui palju sa mõtled, et okei, keda mul tegelikult on vaja nagu tuumikgruppi kaasata kõige enne, keda sa võtad sinna? Jaa, ma tegelikult, siin on 2 lähenemist, eks, et üks on see, et sa teedki pitchi ära, kas siis ettevõtte all handsil või siis oma üksuse all handsil ja siis ütled, et hei, kellel on huvi selle teema vastu, tulge sinna Slacki või Teamsi kanalisse, arutame ja teeme siis mingisuguse ajurünnaku. Et annad justkui kõigile võimaluse osaleda. Ja mõnes organisatsioonis see töötab paremini, mõnes kehvemini. Teine asi on ka see, et sa loobid, et üks asi on see, et kui sa nagu ise eest vead, eks, aga teine on see, et kui sa viskad siis mingisuguseid teemasid õhku, et meil oleks vaja, ma ei tea, tegeleda kvaliteediga, meil oleks vaja siin, ma ei tea, koolituse või värbamise praktikat paika panna, et kes on valmis eest vedama, kirjutage mulle. Ja nii ta tuleb ja siis sinna ümber siis tekib tegelikult see mitteformaalne tiim, kust on inimesed mitte siis ainult ka näiteks Omniva näitel, mitte ainult siis tehnoloogia üksusest, aga näiteks siis
kommunikatsioonist, personaliosakonnast ja mis iganes siis veel kaasnevast valdkonnast. Aga kuidas sina neid toetama jääd? Ja no toetamine on jah, et asjad paraku igal pool ja alati ei juhtu ise, eks. Et isegi kui sa leiad need inimesed, kes on valmis eest vedama, siis nad ei pruugi tegelikult sellega hakkama saada. Puhtalt oma oskuste, liidriomaduste poolest või neil käib tegelikult lihtsalt ka vedru maha. Ehk et tegelikult seal on vaja sellist protsessi ja tuge jooksvalt, eks. Et üks asi on see, et kui keegi teeb selle vea, et ette astub, et siis tuleb ikkagi nagu nööbist kinni võtta ja temaga tegelikult siis ka siis suhe paika panna, et regulaarselt siis üle vaadata, et kas ta liigub, et kas ta on oma mõõdikud paika pannud, kas ta on oma visiooni joonistanud, kas tal on mingisuguseid muresid, kas tema põhitöö segab teda, et alati saab ju inimesi liigutada teise rolli, ja minu jaoks see on oluliselt suurem väärtus, kui inimene teeb midagi innuga versus see, et ta on kuskil mutrikene mingisuguses protsessis, eks. Et see produktiivsuse ja selle võimaliku väärtuse vahe on ikkagi kordades, eks. Võib-olla see õppetund või mis ma siit kogun on see, et sina kui tippjuht, et sa lihtsalt ei käi mingit ideed välja nagu hei tehke, vaid et sa nagu tegelikult võtad selle vastutuse, seda hiljem toetada ka või jõustada kuidagi. Just ja pigem on see, et mida ma tahan teha, on välja hõigata probleeme, mitte neid lahendusi, et nüüd on vaja seda või teist teha, eks. Okay. Sageli just ma mõtlen, et kui sellist suuremat sorti organisatsiooni toimimise muudatust üks siis osa organisatsioonist, sinu puhul siis tehnoloogia drive'ib, siis need inimesed, kes sinuga seal koos töötavad, neil võivad olla kõik asjad väga selged, aga kui nad lähevad siis teistesse üksustesse midagi oma selle visiooni või teie kokkulepitud tulevikuvisiooni järgi tegema või siis teisi kaasama, siis sealt ei pruugi ju tulla seda et okei, et ma saan aru, millest sa üldse räägid või nii on, kaasatulekut. Et siis see küsimus natukene, mina olen ise kogenud ka seda ja näinud, et ühel hetkel võib-olla juhid või siis need, kes seda muudatust drive'ivad, väsivad ära, sest teised ei tule kaasa. Ja siis see oma juht ka on kuidagi nagu kaugel või eemal või tal ei ole aega minuga tegeleda ja justkui ootab, et me leppisime kokku, et tee ära. Et kuidas moodi sellist olukorda näiteks vältida? Vältida on kindlasti, päris vältida seda kindlasti ei saa, eks, et inimestel, see ongi normaalne, et nad liiguvad erinevatel energiatasemetel ja vahest ongi okei, et mingisugune teema ei olegi enam võib-olla kõige olulisem või selgub, et seal on hulk keerukust, mida ei ole praegu otstarbekas lahendada, eks. Aga teine asi on ikkagi see, et tippjuhina või siis teie keeles sponsorina, eks, on võimalik tegelikult ikkagi minna teiste juhtide juurde ja tegelikult siis teistes organisatsiooni osades ja tegelikult ka otsa kaasata neid inimesi oma laua taha, olenemata sellest, et mis meeskonnas nad on. Ma arvan, see on väga oluline, mida aeg-ajalt just need muudatuste tellijad või siis tippjuhid oma töökoormuse all ei märka, et tegelikult nende tuge on kogu aeg vaja, et mingi suur muudatus läbi viia. Ja eriti, kui see puudutab sellist kultuurimuudatust või nagu mõtteviisi muutust, mida see ei saa lihtsalt sisse välja lülitada, vaid mis peab niimoodi saama kinnistatud ikka pika aja jooksul. Mis sa arvad, kaua üks muudatus kultuurimuudatus organisatsioonis aega võtab? On see kuude või aastate küsimus? Kui see on hästi põhjendatud ja inimesed saavad aru, miks see vajalik on ja neil on ka arusaam, et kuidas sinna minna, et siis on pigem kuude küsimus. Ja kui seda ei ole, kui arusaamast ei ole, et miks me seda teeme ja kui need juhid seal vahel, kes seda peaksid rohujuure tasemele viima, on kehvakesed, et siis
siis tihti ongi nii, et sa võid formaalselt selle muudatuse ära teha, aga praktiliselt tegelikult see organisatsioon ei muutu. Ei oma nagu väärtuste poolest kui ka näiteks protsesside poolest, et kuskil võib see ahel katki minna ja tegelikult neid asju ei tehta nii, nagu kokku lepiti kuskil üleval, eks. Kui sa vaatad oma kogemuste peale tagasi, on sul midagi sellist, mis sa võib-olla praegu tagantjärgi oskaks ütelda, et oleks pidanud tegema teisiti muudatusi juhtides? Et mis need õppetunnid võivad sul olla? Jaa, eks võib-olla kaks asja, et esiteks see, et rohkem julgust minna peale ja teha ja õppida ja anda kõigile sõnum, et see on okei. Et on okei vigu teha ja tegelikult sealt siis see julgus tippjuhina tunnistada, et see asi ei töötanud, eks. Ja niimoodi tõmmata teistel tegelikult ka see pinge maha, et nad ise julgeksid samamoodi siis katsetama minna ja vigu teha ja õppida sealt, sest see on tihti paljudes organisatsioonides piduriks, miks muudatusi ei julgeta teha, sest kõik kardavad vigu läbi teha. Kukkuda, jah. Huvitav, miks see on nagu seal koolisüsteemist tulenev, et sa pead kindlasti olema viieline või siin on lihtsalt midagi muud veel sulle silma jäänud? Siin on kindlasti inimeste enda kogemus, et võib-olla on siis midagi juhtunud selle peale, kui karistused. Just. Vaatame juba sellest, kui me sündime või mis meie peremudel on, et mina mäletan, ma sain küll karistada selle eest, kui ma midagi valesti tegin. Ja meil pannakse sündimise eest ka hindeid. Ja apkar hinne on, eks, kui hästi läks emal ja kui hästi läks lapsel. Et mis tuleme juba sellesse maailmasse nii, et kogu aeg, ega sa ei taha halbu hindeid ju. Ei taha vist, jah. Kui hea eeskuju sina selles oled olnud vigade tunnistamisel, et see ei ole sinu jaoks üldse selline väljakutse? No eks iga inimese jaoks on väljakutse, aga ma olen, tänaseks ma olen nii kaugel, et ma ei karda, siis oma koha pärast, millest tegelikult väga palju algab, eks. Just. Jah, mis siis, kui ütlen nii. Et... Just. Ja see on tegelikult see, kus see nagu väärtusloome algab, et sul peab olema julgust. Ja, eksida. Just. Ja selleks, et eksida, siis sa pead olema ka julge, et riske võtta, et muudatusi teha ja igas muudatuses asjad ei lähe nii, nagu nad on plaanitud või mõeldud alguses. Just. Ja seal on siis oluline see, et see õppimisprotsess oleks seal peale. Et kui sa lähed hooga peale, et siis sa tegelikult pead endale ja ka teistele väga selgelt ütlema, et me õpime sellest, et võib-olla me teeme asju tulevikus hoopis teistmoodi, et see on väike hind selle eest, et teada seda, et kas see töötab või ei tööta, see uus lähenemine. On sul selliseid kommunikatsiooniõppetunde ka jagada, et nagu me siin enne rääkisime, et häda on selle kommunikatsiooniga, et küll on liiga vähe või küll on liiga palju, et mis siis muudatuses see õige tasakaal on või mida kommunikeerida ja kes peaks seda tegema? Ja võib ju guugeldada ja sealt tuleb päris palju erinevaid vastuseid, et mitu korda peab siis ühte mõtet korrutama. See on kindlasti rohkem kui 7. 6, 7 või 13 või 25, eks. Et eks seal on ka mingisugune tõetera sees. Ehk et see slaiditekk, mis sul on, tegelikult kasutad seda erinevates seltskondades ja räägid individuaalselt ja lõpuks hakkab see asi kohale jõudma. Kommunikatsiooni ei ole kunagi liiga palju, et mis puudutab muudatusi, eks. Aga see kommunikatsioon peab olema mitte lihtsalt see, et me nüüd teeme, vaid väga oluline on see, et inimesed saaksid aru, kas me liigume ja kui kiiresti me liigume ja kas me liigume õiges suunas. Ehk et mõõdikud paika
ja sealt siis tegelikult tuleb see eduelamus ka, et me näeme, et tegelikult siis mõju, ma ei tea, kliendile, kvaliteedile on selle muudatusega saavutatud. Et olgu, et muudatused võivad olla suured, 2-aastased, 3-aastased, aga et need väiksed etapid, mida saab mõõta ja kus see eduelamus siis tuleb, eks, juurde. Mõõtmisest sa oled üldse päris palju rääkinud, et ilmselt see on üks oluline asi, mida ei saa eirata. Kuidas sa kultuuri muutust mõõdad? Eks kultuuri muutust saab mõõta nagu igat muud asja, eks, et tuleb lihtsalt defineerida need mõõdikud sinna peale, et mis need on, eks. Lihtsalt sageli öeldakse, et see on selline pehme fluffy värk, et see on nagu väärtused. Et kuidas seda tegelikult mõõdad, et palju lihtsam on ju mõõta midagi hästi ratsionaalselt praktilist, aga sinu arvamus sellest? Oleneb kultuurist, eks, et mis see nagu põhiline muudatus on, eks. Et Pipedrive'is näiteks me mõõtsime näiteks seda, et kui palju inimesed olid erinevates rollides, kas nad vedasid missioone, kui tihti nad vedasid, kas nad käisid erinevates meeskondades peale oma või mitte. Ehk et valideerida neid siis ideesid, mis meil alguses olid, et läbi selle kultuuri risttolmlemise tuleb väärtuseks. Loomulikult kõik need töötajate rahulolu mõõdikud, aga tegelikult saab lihtsalt ka küsida lihtsalt küsimusi regulaarselt, eks. Et kuidas läheb, kas sinu arvates on see muutus toimunud või mitte, eks. Ja tegelikult kui sa küsid kogu aeg seda sama asja, eks, et siis sa saad seda tegelikult trackida. Ja lõppeks tegelikult ju ka toote puhul või teenuse puhul kliendi rahulolu ütleb sulle mingi indikatsiooni, et kui see peale kultuurimuutust kahaneb, siis ilmselt on midagi sees valesti, aga vastupidisel juhul on ju imeline. Just. Ja tehnoloogia ettevõttes Pipedrive'is meil oli üks eesmärk või probleemi vältimine oli siis inimeste hoidmine, eks. Et nad ei läheks meie juurest kohe minema, eks. Ja see tegelikult oli ka üks selle kultuurimuudatuse põhimõõdikutest. Ja. Ehk et me vaatasime, kas ja kuidas see mõjutas inimeste meiega liitumist ja samuti ka lahkumist. Ja seal oli väga selgelt oli see mõju näha, eks. Et 2018 kevadel meil oli päris palju lahkujaid oli organisatsioonist. Nagu kordades rohkem 3 kuu jooksul kui eelmistel aastatel kokku tehnoloogia poolelt. Ja peale kultuurimuudatust me saime selle ikkagi väga selgelt kontrolli alla ja teistpidi siis uute liitujate puhul niisugune julgelt mingisugune 2/3 ütlesid, et mul on siin pakkumised 2-3 ettevõttelt laua pealt, et üks maksab rohkem palka, teisel on väga põnev tehnoloogia, aga me tuleme siia ettevõttesse selle kultuuri pärast, et me tahame näha, kuidas isejuhtiv ettevõte tegelikult toimib. Ja see oli väga suur saavutus. Et väärtused just kui me teeme nagu organisatsiooni kultuuri muudatust, me muudame ka väärtus, aga väärtused iseenesest ju väljenduvad käitumistes, et neid saab ju tegelikult mõõta ja mõõdikusse ka panna. Aga lõpetuseks võiksime endast muudatustest siin muidugi rääkima jäädagi, väga põnev on. Aga on sul äkki lõpetuseks meie kuulajatele, vaatajatele ja meile endilegi selliseid nippe või praktikaid? Näiteks 3 kuldmuna. Võtta nüüd aega. Ma tegelikult olen neid siin juba natuke jaganud ka. Oled. Just. Et kui nüüd minna muudatust tegema, et mida siis selle juures silmas peaks pidama? Just. Et muudatuse juures väga oluline on see, et sa saad selle sõnumi, miks me seda teeme kõigini. Ja kui inimesed saavad aru, et see muudatus toob meile organisatsioonina ja meeskonnana kasu, siis see muudatus tegelikult toimub ise. Teiseks on see,
et sa annad inimestele mitte ülesandeid, vaid sa annad neile probleeme lahendada. Ja sealt samm edasi on see, et inimesed leiavad ise probleeme, mida lahendada. Ja tulevad siis, kas jagavad minuga ja sealt veel parem on see, et nad enam ka minuga ei jaga, vaid nad leiavad ise selle meeskonna, kellega neid probleeme lahendama minna. Väga äge. Eks siis kõik algab ikkagi sellest, et miks me midagi teeme. Just. Ja kuidas siis teised sinna kaasa tõmmata, kes lõpuks selle asja ise edasi viivad. Nagu sa isegi ütlesid selle kultuurimuudatuse puhul, et lõpuks see jooksis sinust kiiremini juba. Just. Ja võib-olla üks asi veel, mis on võib-olla oluline, on see, et sa isegi kui sa ise ei usu mõnda ideed, siis juhina sa lased ikkagi katsetada meeskonnal ka neid asju, mis sinu võib-olla visiooni ja väärtustega kohe kokku ei lähe. Sest juhina sa tegelikult ei saa kuidagi olla targem kui sinu meeskonda, eks. Et sa ei saa just kui klapid peas ringi liikuda, et avardama oma maailmapilti või seda laskma katsetada siis. Just. Ja isegi kui 5 ideest 4 tükki kukub läbi, siis see 1 ja see 5 võib tuua ettevõttele oluliselt suurema väärtuse. Jaa. Ka hea mõte siia lõppu. Jaa, aitäh sulle, Martti, tulemast ja oli tõesti väga põnev. Aitäh teile ka kuulamast ja vaatamast. Kohtume järgmisel korral.